Aga siis ma vist võin alustada enda ettekandega. Aitäh veel kord eelmisele ettekandjale. Ja kui enne oli siis ettekanne sellest, mis on üldised printsiibid toitumises ja kus tuli väga mitu head nõuannet, millest me ju tegelikult räägime ka igal vastuvõtul. Tiiu istub seal taga reas, kellel on see nagu refrään vastuvõttudele, et juua ja mismoodi süüa. Et see tähendabki seda, et igasuguse kroonilise haiguse ravis on oluline, me nimetamegi seda meeskonnakäsitlus. Üks on see, mida ütleb arst, tabletid. Teine on see, mida ütleb õde, igapäevased tegevused, põiehäired, söömine, kõik muu, mis sinna ümber käib. Siis on veel füsioteraapia ehk ravikehakultuur või liigutamine, liikumisravi. Siis on veel kõneravi ehk logopeed ja nii edasi. Aga just nimelt toitumine ongi nagu üks oluline aspekt ja Parkinsoni tõve puhul nii haiguse enda kulu ja olemuse mõttes kui tegelikult ka ravimitega seoses. Aga tuletan natukene meelde siis Parkinsoni tõbe selles plaanis, et tegemist on siis aju musttuuma enneaegse vananemisega, kui kasutada neid samu sõnu, mis täna on juba kasutatud. Ja tegelikult on neid neurodegeneratiivseid haigusi ju õige mitu. Parkinsoni tõbi on neist üks, mis tegelikult on ju üsna sage haigus. Kui me võtame nii, et üle 60 aasta vanustest meie rahvastikuski on samamoodi 1% ehk iga 100 inimene on Parkinsoni tõvega. Arvestades seda, et keskmine eluiga on tõusnud väga märkimisväärselt ka viimase 20 aasta jooksul ja ka Eestis, me elame muide kauem kui Euroopas keskmiselt, siis see tähendab seda, et rahvastikus on siiski järjest rohkem selliste haigustega inimesi, mille puhul vanus on oluline faktor. Samal ajal me kõik tahame elada kvaliteetset elu. Elukvaliteet on oluline igas vanuses ja teistpidi ma tahan meelde tuletada veel, me nimetame epidemioloogiaks rahvastikuuuringuid, et me oleme ju Eestis selle uuringuga ära teinud, Liis Kadastik kaitses sellest ka doktorikraadi, et me näitasime seal ka seda, et 10% haigeid on alla 60-aastaseid. Ja siis, kui on haigestumise hetk ja on esimene sümptom, esmassümptom, siis on 10% koguni alla 50-aastased. Nii et see tegelikult ei ole vanemaea haigus, vaid see on kesk- ja vanemaea haigus. Ja nagu meile kõigile hästi teada, Parkinsoni tõbi oma selliste kõige olulisemate või kesksete sümptomite mõttes tähendab liigutushäiret, siis tegelikult on lisaks sellele terve rida selliseid häireid, mida me nimetame mittemotoorsed, mis tähendab seda, et need ei ole motoorikaga liikumine, vaid need on siis seotud kas meeleolu, mälu, unega, aga ka muude organitega, näiteks nahk, näiteks seedetrakt, näiteks erituselundid, põietegevus. Ja seedimine seda osa puudutabki, et siin ka veel selline väike jaotus juurde, et kui vasakule poole siin jäävad need sümptomid ja saabki näidata ka, noolega jäävad need sümptomid, mille järgi me ju diagnoosi paneme, siis paremale poole jäävad siis need sümptomid, mis võivad haigusega kaasuda ja tegelikult vahel isegi varem tekkida. Ja tegelikult mõjutada ka elukvaliteeti, isegi mõni neist rohkem kui see motoorne ehk liikumise häire. Ja siin siis, kui me räägime seedetraktist, siis sellega seotud häired kuuluvad siis autonoomsete hulka, on seotud sellega mitmed probleemid, eelkõige siis, mis ka toitumisega on kõige selgem otseliin, kui nii võib öelda, on kõhukinnisus, et siin on taga omakorda see, et sool on nii-öelda mõnevõrra laisem Parkinsoni tõve korral, mis tähendab seda, et ta on aeglasem, ei imendu ka kõik nii hästi ja sellepärast ongi need nõuanded väga olulised, mida ka juba kuulsite ja millest ma nüüd räägin veel lisaks kui spetsiifilistest Parkinsoni tõve korral. Ja natukene siin veel niisugune täiendav skeem, et kui me räägime, et on närvisüsteem, on kesknärvisüsteem,
on perifeersed närvid, mis lähevad käte-jalgadeni, näole, kehale, siis kesknärvisüsteemis on niisugune keskajuosa, kus on must tuum, aga ekstra on siia lisatud ka seedetrakt, mis on tegelikult ju ka reguleeritud närvisüsteemi poolt. Me nimetamegi seda autonoomseks närvisüsteemiks, mis reguleerib seda, mida me tahtlikult ei tee. Kui me liigume tahtlikult, me räägime, me neelame, me mõtleme ja me teeme neid liigutusi, siis soole tegevust või põie tegevust või ka nahka, higistamist, nahamuutusi me ei saa ise nii-öelda korraldada või reguleerida, vaid see tuleb autonoomsest närvisüsteemist. Nii et ka Parkinsoni tõbi ise, siis seesama dopamiiniring võib mõjutada mitmeid teisi organeid. Ja kui siin vaadata, mida siis veel, siis tegelikult ka näärmeid on ju ka seedenäärmed samas. Autonoomse närvisüsteemi korraldada, nii ka süljenäärmed, vahel on liiga palju süljevoolust just, et see on siis kõik autonoomne närvisüsteem. Ja see, mis paremal on siis need, mis on taga, need mehhanismid, me ütleme molekulaarsed mehhanismid, need on need, mida me silmaga ei näe, aga mis toimivad siis neisse organitesse juba mõjutades närvisüsteemi läbi teatud ainete toime. Et me nimetamegi siis kesknärvisüsteemi kõrval neid perifeerseid närve ja nahka ja soolt ja näärmeid perifeerseteks kudedeks. Need on ju kõik koed. Need on organid inimese kehas, mis närvisüsteemi mõttes ja neuroloogi arusaama järgi on kaugel keskusest, kaugemal ütleme nii, keskus on aju, aga perifeersed koed on siis need, kuhu siis kõik need impulsid tulevad ja mille puhul on siis näidatud ka juba praeguseks, et nende rakud ja nende ehitus ja need samad nende muutuste taga olevad ained on mõnevõrra teised Parkinsoni tõve korral. Et siia veel lisaks siis ka ütleme mõningad südamemuutused võivad olla, võib ka nägemisega olla, mis on meie jaoks ka väga uus teadmine selle mõttes, et me ei ole ju siiani mõelnud Parkinsoni tõvest niivõrd kui süsteemsest haigusest, mis tähendab muude organite haaratust, vaid kui kesknärvisüsteemi ehk ajuhaigusest, aga tegelikult on see muutuste ring laiem. Ja tegelikult ongi seedetraktil on ikka otsene seos kesknärvisüsteemiga, alates sellest, et meie seedetegevus või meie söömine ja toidu omastamine algab juba lõhnatundlikkusest. See on küll päris hästi teada ja oleme ka ise uurinud ja mõned teistki on näinud ja nuusutanud neid niinimetatud lõhnapliiatseid, mille järgi me saame siis hinnata, kas lõhnatundlikkus on alles või ei ole. Õnneks ma ütleksin siiski, et seda ise enamasti ei tunneta, see igapäevaelu väga ei sega, aga samas haiguse mõttes, ka diagnoosi mõttes on see niisugune täiendav märk meie jaoks, et lõhnatundlikkus on langenud ja sageli juba enne seda, kui liikumine muutub. Et lõhnatundlikkuse langus tegelikult ei ole haiguse spetsiifiline, mitte ainult Parkinsoni tõvele omane, vaid see esineb ka mitmete muude haiguste kõrval. Võtame näiteks praeguse viimase 2 aasta suure teema ehk COVID-infektsiooni, COVID-nakkuse. Selle puhul ju ka langeb lõhnatundlikkus, mis näitab, et see viirus on ka kesknärvisüsteemiga seotud ja miks see neid inimesi niivõrd segab, mida ju Parkinsoni tõve korral ei ole, aga COVID-haiged kohe kaebavad, et lõhna ei tunne, on see, et see tekib nii äkki ja nii suurel määral, et Parkinsoni tõve korral tekib see tasa ja targu ja selle tõttu igapäevaelu niivõrd elukvaliteedi mõttes ei mõjuta. Juba nimetatud kõhukinnisus, mis on tegelikult ju ka neil inimestel võib esineda, kellel ei ole Parkinsoni tõbe, aga Parkinsoni tõve põdejatel on seda rohkem kui üldiselt rahvastikus. Samamoodi muutub kuigivõrd mao ja soole limaskest, millest tulebki see, et imendumine on ka mõnevõrra muutunud ja siit tulevad ka osad soovitused toitumisele, osa olete täna juba saanud, aga selleni jõuan ka oma ettekandes. Et täpsustan veel, mida ja kuidas siis süüa, lisaks siis sellele
mis ongi sellised üldised tervislikud nõuanded. Aga mis on väga oluline ja mis on ka selline uue uurimisteema, on soole mikroobide koosseis. Sellel on mitu nime, võib öelda mikrobioom, võib öelda mikrobiota. Need on kõik suhteliselt uued terminid selles mõttes, et mikroobi me oleme kogu aeg teadnud. Mikrobioloogia on teadus, mis tegeleb mikroorganismidega ja tegelikult kuuluvad mikroorganismide hulka ka viirused, bakterid, on veel mõned spetsiifilisemad, mida me nimetame prioonideks, aga mikrobiota puhul me räägime ikkagi soole bakteriaalsest koosseisust. Ja mis on ka oluline võtmeteadmine on see, et kõik bakterid ei ole halvad, on täiesti head bakterid olemas. Soole normaalne mikrofloora või mikrobiota on tegelikult väga oluline selleks, et seedimine toimiks. Ja sellepärast ei pea kogu oma elu desinfitseerima, ei pea pesema käsi mingi antibakteriaalse seebiga, seda võib teha ikka sellesama seebiga, mida enne on tehtud. Aga samal ajal on siin täiesti erinev, kui me räägime haiguse bakteritest või kui me räägime terve tavapärase normaalse soolestiku bakteriaalsest koosseisust, mis on väga vajalik meile. Ja kui see bakteriaalne koosseis ehk mikrobiota muutub, siis ongi meie küsimus, kas see muutub sellepärast, et on selline haigustaustaks või on siis tulnud see mingitel muudel faktoritel või on need mikroobide koosseisu muutused juba osa sellest haiguse tekkimise mehhanismidest. Ja siin on mul ka selline skeem, mis on võetud teadusartiklist, aga see on väga selline kujukas, mis näitab seda, et oluline on Parkinsoni tõve puhul kogu seedetrakti toimimine, alates siis lõhnatundest, millest me juba rääkisime, siis suus on juba süljenäärmed, on juba seedenõred, edasi juba soolestik, magu, edasi 12 sõrmiksool, peensool. Miks ma seda eraldi nimetan soolestikust? Sellepärast, et üks põhiravimeid, dopamiini asendusravi, levotopad sisaldavad tabletid, imenduvad just nimelt siin, peensooles. See on see, miks me teile ütleme, et sööge või võtke tablette tühja kõhuga, et kui magu on täis, siis ta ju ei jõua sinna peensoolde nii kiiresti, kui vaja oleks. Ja teine asi on muidugi see, et levotopa, mis ju peas muutub dopamiiniks, mida meil vaja ongi, et levotopa on oma ehituselt nagu valk, nagu amiinohapped, millest valgud koosnevad ja sellepärast on need valgulise toidu nõuanded, et süüa siis neid rohkem õhtusel ajal või pärast tablettide võtmist, mitte enne. Kõik inimesed ei tunneta seda, ütleme, koostoimet või seda valgu pidurdavat toimet, aga mõned tunnetavad küll. Ja muidugi siis on jämesool ja pärasool juba seotud kõhu kinnisusega, on olulised komponendid soolemotoorikas ja siit tulebki see, miks meil on vaja vett. No ikka selleks, et soolesisaldus ei oleks kõva. Ikka selleks samaks, et kõhu kinnisus ei vajavaks meid kõva väljaheitega, vaid samal ajal ka vesi on soolemotoorika jaoks kergemini käsitletav, soolesisu läheb paremini edasi, kui on soolesisu pehmem, nii et siin on ka niisugune täiesti mehaaniline põhjus lisaks. Ja kui me räägime vee tarbimisest, millest on täna ka juba ka eelmises ettekandes räägitud, siis me ju soovitame 1,5 kuni 2 liitrit vedelikku kokku. Paljast vett me tõesti nii palju juua ei jaksa. Panete juurde supivee, panete juurde muud vedelikud, siis saab selle täis küll. Kui me siis räägime kooslusest, inimene ja mikroobid, siis tegelikult on need ju mitte ainult soolemikroobid või mikroorganismid, vaid need on ka nahamikroobid ja need on siis sellised, mis on meie ümbritsevas keskkonnas ja tegelikult on inimeste ja mikroobide koostöö just see, mis meile annab immuunsuse ja samamoodi on mikroobidel oluline roll ka ainevahetus soolesisu nii-öelda läbitöötamisel ja tegelikult on mikroobidel oma roll
tervise ja haiguse tasakaalus, et kui me võtame ühe kroonilise haiguse või võtame mingi muu terviseseisundi, siis me ei paigutu täpselt sinna ühte või teise otsa, vaid tegelikult kaalumegi selle parima tervise ja haiguse vahel ja võib öelda tõesti, et suurel hulgal inimestel niisugusest juba hilisemast keskeast on mingi terviseseisundi probleem või mingi haigusega probleem, mida siiski on võimalik tasakaalustada, ravida, sest enamik haigusi ju tegelikult on kroonilised. Võtke siis kas või diabeet ehk suhkurtõbi, võtke siis kas või kõrge vererõhk ehk hüpertensioon või siis Parkinsoni tõbi. Et ägedaid haigusi on loomulikult nagu teine suur osa, kui võtta siia niisugused veresoontega seotud atakid või infektsioonhaigused, aga siiski on sama olulised meie jaoks siis need kroonilised tasakesi progresseeruvad seisundid või ka stabiilsed, millega me peame oskama tegeleda. Ja üks osa siin ongi mikroorganismid ehk mikroobid, millega koostöös siis meie keha toimib ja mis on tegelikult seotud meie regulatsioonidega, võiks nii öelda, kuidas siis organism toimima saada. Et närvisüsteemist oli juba juttu, kaitsefunktsioon ehk immuunsüsteem on seotud kogu selle keskkonnaga ja mikroobidega. Kui me kõik ära desinfitseerime, siis meil lõpuks immuunsust ei olegi, sest meie keha poleks sellisel juhul harjunud kokku puutuma keskkonnas tegutsevate nende väikeste organismidega, mida me nimetame mikroorganismideks, ka ainevahetus, seedimine, isu ja minnes juba raku tasandile, ka rakkude energiavahetus on siis seotud mikrobiotaga või mikroobikooslusega. Et mis siis seda mikroobikooslust või mikrobiotat mõjutab, mis on need tegurid, mida me peame silmas pidama? Et üks on siis ravimid ja ravimeid kahtlemata tuleb võtta krooniliste haigustega, aga tuleb teada muidugi mida, kui palju ja mille puhul. Et mina küll kiidan näiteks Eesti perearste, kes kasutavad antibiootikume ikkagi enamusjuhtudel ainult siis, kui see on tõesti vajalik ehk bakteriaalsete nakkuste puhul ja tänu sellele on meil näiteks olemas küllalt hea vastus ka neile antibiootikumidele, mis mõnedes riikides on toimeta selles mõttes, et bakterid on muutunud resistentseks antibiootikumide liigse kasutamise tõttu. Et tahan just seda öelda, et iga nohu ja köhaga antibiootikume ei ole vaja ja ma arvan küll, et see on niisugune teadmine, mida ka igapäevases haiguste ravimises järgitakse ja kasutatakse. Samamoodi elustiili hulka kuuluvad toitumise muutused. Kui me vaatame enda toitumist, oma laste ja lapselaste toitumist, siis siin on mõningad erinevused, mis on tulnud ka sellest, et meie võimalused on hoopis suuremad, kui olid kas 20 või 50 aastat tagasi. Ja see on ka see, millele see tänane jutt ju keskendubki, et kui toitumist muuta, siis kuhu ja mismoodi. Ja muidugi ka see keemia, mis meie kodus on, selle keemiaga me ju nii väga kokku ei puutu, mis on kuskil tööstuses. Need muidugi puutuvad, kes seal töötavad, aga meie igapäevaelu võivad mõjutada igapäevased puhastusvahendid. On olemas ka looduslikumaid vahendeid, kindlasti väärib puhastuskeemia soetamisel konsulteerida, arutada ka kauplustes nende müüjatega, kes teavad, või siis ka uurida internetist või otsivad lähedased selle kohta infot, et need on siis need tegurid, mis võivad põhjustada mikrobiota häireid ja mis siis võibki sellest juhtuda, on siis allergiad, ainevahetushaigused, isegi mõned kasvajad on seotud elustiiliga, ka närvisüsteemi haigustega võivad need seotud olla ja ka siis, kui need ei ole mitte peamised tegurid haigestumisel, kui me võtame näiteks Parkinsoni tõve, siis me ju teame, et siin ei ole ühte kindlat tegurit, miks see haigus tekkis, et ei ole mingeid
välja toodud mingeid väga konkreetselt, kas siis halbu harjumusi või muid haigusi või mingisuguseid toksilisi mürgiseid aineid, siis samal ajal võib olla seesama bakteriaalne mikrobioota või mikrobioom üheks kaasmõjutajaks. Ja mida on siis näidatud, mis on sellised üldisemad mikrobiomi muutused seoses vananemisega, ongi seesama vähenenud kasulike bakterite osakaal. Piimhappebakterid on väga vajalikud, laktobatsillid, usun, et olete kuulnud ka seda nimetust, võihappe produtseerijad. Ja no siit piimhappeloost tulebki see, mida mainiti ka eelmises ettekandes, näiteks hapendatud või ensümeeritud toidud, tooted, et võtame kas või meil on endal ju nii-öelda teaduslik kefiir kefilusbakteriga, seda ei pea jooma iga söögikorra juurde. Aga samal ajal me teame, et on soodustav toime sellisele oma bakteri koosseisule. Samamoodi teine, mis on nüüd iseloomulik vanuse tõustes, iseloomulik muutus organismile, on see, et mitmekesisus väheneb. Tähendab, et ei ole nii palju liike enam neid baktereid soolestikus ja samal ajal võivad tõusta siis entero- või helikobakterite osakaal. Et need on niisugused, ütleme, tavapärased muutused siiski, millest tekib siiski küsimus, et kas ka mikroobide koosluse muutmine aitaks tervislikumalt vananeda. No võib juba peaaegu et vastata, et aitab ikka küll. Et järgmine küsimus siit on kohe haigused, mis on seotud vanuse suurenemisega, vananemisega, nende hulgas üks on ju Parkinsoni tõbi, aga on ju ka muud niinimetatud neurodegeneratiivsed haigused, et nende puhul on tõesti näidatud, et soolestikus on valkude muutusi, kuigivõrd on kaasatud ka põletikulised mehhanismid ja barjäärid. Mis need barjäärid on? Need ongi veresoone seina ja rakkude vaheline, me nimetame seda endoteeliks või veresoone seina ehituseks, mis laseb läbi mõningaid ühendeid ja mõningaid ei lase. Nii et ka need barjäärid mõnevõrra muutuvad nii sooles kui ajus. Ja kui rääkida siis mikrobiomi muutmisest kui ühest ravivariandist, siis jõuamegi siin dieedini, mis on oluline üks osa kogu sellest ravitegevusest. Ainult sellest ei piisa, see on päris selge. Aga me nimetamegi seda toetav ravi ja on olemas isegi selline andmebaas, Eesti elektrooniline mikroobide andmebaas neist analüüsidest, mida siis on anonüümne täiesti, mida on siis võetud ja mis baktereid on leitud ja sealt on siis ka näha, et aegade jooksul on see bakterite koosseis muutunud ja professor Reet Mändari poolt, kes on mikrobioloog, on tehtud üks väga huvitav uuring, 100-aastaste uuring. Ja on otsitud välja siis rahvastikust inimesed, kes elasid väga kaua, ehk 100-aastaseks. Ma ei tea, kas keskmine eluiga kunagi nii kaugele tõuseb, aga võib-olla tõusebki. Ja on püütud siis või nemad uurisidki, et mis on nende soolestikus erinevad. Et kas seal on midagi teistmoodi, et nad nii kaua on saanud elada ja kas on võimalik teades seda ja mõjutades mikrobiomi kuidagi ka vananemist edasi lükata ja tuletades meelde Eesti Vabariigi 100 aasta juubelit, siis oli ka meedias palju selliseid 100 aasta kingitusi Eestile. Et kes tegi 100 seda ja kes tegi 100 toda, aga Reet Mändari uurimisrühm kogus 100 väljaheite analüüsi, tegi mikrobioloogilise analüüsi. Vaat selline emotsionaalne kingitus oli neile, et see oli selline täiendav töö nende igapäevasele teadustööle ja nad tõesti seda leidsidki, et seal on erinevused olemas ja et on teatud tegurid või teatud tegevused, millega on võimalik seda mikrobiomi mõjutada. On olemas probiootilised bakterid, on olemas spetsiaalseid ravimeid, aga on veel sellised huvitavad meetodid, mille taha tegelikult peaks veel küsimärgi panema ja tegelikult ongi sellel samal uurimisrühmal meiega koostöös plaanime sellist ka külmaravi uuringut ja ka soole uuringut. Et on näidatud, et külmaraviga
kui istuda -20 käest, no seda me oleme sellel talvel saanud ka, aga et kui olla niimoodi pikemat aega külma käes, et siis rasva koosseis muutub ja ainevahetus ka, seda nimetatakse pruuniks rasvaks, mida siis tekib rohkem, mida muidu on vastsündinutel rohkem ja vanematel inimestel peaaegu polegi, aga see on veel selline väga varajane teadmine, et ma ei saa teile öelda, et istuge väljas -20-ga, et see on veel, aga ma tahaks just seda öelda, et otsitakse variante, et muuta seda mikrobiomi, et muuta inimese keha ainevahetust ja siin ma ei räägi mitte konkreetselt Parkinsoni tõvest, vaid vananemisega seotud muutustest laiemalt. Et millele siis tähelepanu pöörata, olete täna kuulnud juba üht-teist, aga veel siia juurde, et mida me siis tahame saada selle tasakaalustatud toitumisega, kõige nende kiudainete, toorteratoodetega, kõigi nende värsketega, juurikatega ja puuviljade ja kõige muuga, tahame saavutada seda, et oleks nad kasulikud bakteritele, oleks mikroobide liigirikkust rohkem ja jõuan jälle nende fermenteeritud toitudeni, mis on nüüd omaette teadus ja jõuan ka Vahemere dieedini. Mis see Vahemere dieet on? See ei ole see vana hea seapekk ja kartul, mida meie esivanemad on söönud ja mida meil ei ole keelatud süüa. Aga selle puhul siis saadakse niisugune loomne valk rohkem kalatoitudest, oad, ka täna juba mainitud eelmise ettekandja poolt või kaunviljad, ütleme nii laiemalt. Ja ma pean ütlema, et see järgmise põlvkonna toidusedel sisaldab küllalt neid igasuguseid värvilisi läätsesid ja erinevaid herneid, kikerheineid, muud punaseid kastmeid. Et võib-olla tasub sinna nende kappi ka vaadata ja sealt endale toidu mitmekesisust juurde leidma. Ja õlid ja puuviljad, juurviljad on Vahemere dieedi osa. Osaliselt see kattub niinimetatud Põhjamaade dieediga. Nad ei ole vastandlikud, aga seal on see osakaalude erinevus. Ja teine on siis mikrobiotat kahjustavate ainete vältimine. Juba rääkisin neist kõrgkeemilistest ainetest, eelistada siis looduslikku kodukeemiat ilmaasjata, mitte antibiootikumidega ravida. No ma arvan, et sellega on meil täitsa hästi, aga see on nüüd niisugune asi, et see on nüüd hea koostöö küsimus koos perearstiga, et mis haigust ja millal nende niisuguste tõsise toimega ainetega ravida, nagu antibiootikumid ju on. Ja nüüd siis väike sissevaade veel lisaks siia Vahemere dieeti, panin sellise pildi ka siia, no on isuäratav küll, on ju. Kuigi võib-olla järgmine päev tahaks viilukest seapekki, mis ei ole tegelikult keelatud täiega, aga tuleb vaadata seda tasakaalu, seda osakaalu, et siis mis on selle dieedi iseloomulik või iseloomustav on väherasvasus, madalkalorsus, aga samal ajal me ikkagi mahtu soolde saame. Muide on lubatud ka punane vein mõõdukas koguses, no ütleme siis väikses koguses, selles mõttes, et sellel on näidatud ju ka niisugust päris head toimet vereringele, aga see on niisugune ütleme hoiatuslinnukesega, et see on niisugune laupäeva õhtune lõõgastus võib-olla, aga mitte igapäevane ei peaks olema. Aga mis selle puhul siis on, et selle dieedi puhul on näidatud, et see tugevdab soolebarjääri, see on ikka jälle see soole ja veresoone sein, selle toimimine ehk imendumine käibki ju selle kaudu, põletikuliste muutuste pidurdamine ja seda on siis seostatud ka pika elueaga. Nii et kokku võime võtta nii, et dieet on osa neurodegeneratiivsete haiguste ravist, sealhulgas ka siis Parkinsoni tõve ravist. Ja nüüd jõuamegi siis Parkinsoni tõve juurde ja räägin tegelikult uuest vaatest üle nii mõnedki asjad, et piisavalt vedelikupäeva jooksul võite juba alustada oma hommikust klaasi külma veega, no siis varsti tulebki tualetti minna, mida me ju tahtsime. Ja dieedis peab olema piisavalt kiudaineid, täisteraleid, puuviljad, juurviljad. See on juba 3. kord täna öeldud ja loenguteooria ütlebki, et see, mis kõige tähtsam on, tulebki 3 korda öelda.
Ja siis füüsiline aktiivsus siia juurde, et see on arusaadav, et kui liikumine on aeglasem, raskem, kui talvel on jää ja ei ole nii lihtne, et siis seda liikumist on keeruline nagu seda nii palju liikuda ja käia, aga siiski tuleb teha kõik, mis võimalik. Tuleks ikka iga päev välja minna, kui vähegi saate. No me teame hästi, et ilma liftita maja 5. korruselt ei ole lihtne minna, aga tuleb siiski püüda endast seda energiat leida ja initsiatiivi ka. Vahel ei ole nagu motivatsiooni küll, et mis ma sinna välja lähen, kui mul ei ole sinna asja, kuhugi minna ei tohi, igal pool on COVID ja inimesed, aga siis käite seal, kus see COVID ei tule teile minna nagu õues väljas ringi liikuda. Ja kui nüüd juba liikumisvõimalused suurenevad, siis saab juba mujalegi minna. Et igal juhul on see väga oluline iga päev liigutada, mitte istuda ühes toas. Vältida kaalukaotust, et tahan siin rõhutada ka seda, et kui suurel hulgal inimestest, minul kaasa arvatud, on probleemiks see, et mitte nii palju süüa, et kaal tuleb kohe juurde. Et rõhutan siin seda, et tõesti, miks ma küsisin enne delikaatne küsimus, et mis vanusest see algab, kui me peame hakkama vähem sööma võrreldes sellega, mis on noores eas. No see tuleb tegelikult juba ka keskeas kätte, eriti neil inimestel, kes enne on olnud sportlased ja võib-olla jooksnud mõni päev 20 kilomeetrit ja nii edasi, et kogu aeg peab see toitumine käima kaasas ainevahetusega ja vananemisega on tõesti ainevahetus aeglasem, toiduvajadus väiksem, aga Parkinsoni tõvega on terve rida niisugusi probleeme, mis võivad soodustada just kaalukaotust, isupuudust. Näiteks kui kõhukinnisus on, kui on meeleolulangus, ei taha süüa, kui on neelamisraskus, ka see, et liikumine on raske, köögis toimetamine on raske, et siis võib-olla ei lähe sinna 3-4 korda päevas nagu peaks. No tegelikult tuleb ikka regulaarselt süüa ja teha ka sooja sööki, isegi siis, kui üksi iseendaga elada. Ka düskineesiad on niisugune nähtus, mis võtavad energiat ära, vastutahtelised liigutused, mis tekivad mõnedel patsientidel rohkem nooremana haigestunutel levotoparavi kõrvaltoimena. Ja vaat nende vastutahteliste liigutustega tegelikult kaob ka energiat ja neil on see kaalukaotuse risk on suurem. Ka lõhnatundlikkuse vähenemine, see on nüüd seotud isuga, emotsioonidega, kui ei tunne lõhna, siis ei tule see mõnu, söömise mõnu nii kergesti. Ja muidugi ravitoime kõikumised, need samad fluktuatsioonid, vahepeal on hea liikuda, vahepeal on parem, kellel ka need levotopa kõrvaltoimena on tekkinud, on risk kaalukaotuseks. Ja me tavaliselt ütleme nii, et kui kaalukaotus on juba 10%, see tähendab 6-8 kilo juba, et siis peaks pöörama sellele tähelepanu, peaks energiasisaldust, toidu energiasisaldust nagu suurendama või ütleme kogust ja võib lubada endale seda, mida need ei saa lubada, kes tahavad pigem olla või kaalu vähendada, aga see on jah selline aspekt, millele tuleb samamoodi tähelepanu pöörata, kui siis ütleme kaalu langetamine kui kaalu tõstmine, mõlemad on nagu teemad, ütleme nii. Ja Parkinsoni tõve ravimitest veel hakkan jõudma juba oma ettekande lõppu, et nagu juba ka öeldud, levotopa konkureerib imendumisel valkudega, sest ta ise on oma ehituselt nagu valgustruktuuri moodi. Ta on amiinohappe, me teame, et on terve rida amiinohappeid, millest valgud koosnevad. Ja imendumisel nad siis konkureerivad, kuna nad on sarnased. Ja sellepärast me ütleme, et sööge tühja kõhuga või vähese söögiga, mis ei ole valguline. No mis on valguline, teate hästi, piim, liha, kala, et muna, et neid jätta siis pärasteks, mitte söömata jätta. Aga et kui ei saa päris tühja kõhu peale võtta, kuigi Parkinsoni tõve ravimid ei ärrita magu, et põhimõtteliselt enamus saab võtta tühja kõhuga, aga kui ei saa tühja kõhuga võtta, siis natukene süüa, mitte palju ja mitte valgulist. Et ka mao tühjenemine ja peristaltika on aeglustunud Parkinsoni tõvega ja imendumine on ebaühtlane. Nii et need on faktorid, mida me ise ei saa mõjutada sellega, et neid öelda, et hakka liikuma
või ole aktiivsem, aga me saame just nimelt selle toidu mahuga, kiudainetega, toitainetega seda reguleerida, et nagu stimuleerida seda seedetrakti paremini liikuma. Nii et toitumise reguleerimisega saab suurendada ravi tõhusust ja sellega siis saada seda raviefekti juurde. Nii et kui võtta kokku Parkinsoni tõbi, kui kaaluda aju ja teised koed, siis sooletrakt on sama tähtis. Uuringu tulemused on näidanud, et ka soolestik on üks organsüsteem, mis on seotud krooniliste haigustega, ajuhaigustega ja et mikrobioomidel on oma osa vananemisega seotud muutuste mõjutamisel. Ja sellega olen lõpetanud seedimise teema, soolestiku, bakterite ja mikrobiomi teema.